Sfääri 2 vaatelt me alustame. Keskmine veo on silindriline pind ja tema pinnalaotus on valmis tehtud pealtvaate ümbermõõdu ja veo kõrguse järgi. Teine veo on tüvikoonuse pind. Tüvikoonuse projektsioon on esiekraani peal ja täiskoonuse moodustaja pikkuse järgi me konstrueerime selle veo alumist kontuuri. Ülemise sama veo kontuuri raadius on lühendatud sama koonuse moodustaja ja ülemise kaare pikkus peab võrduma pealtvaatel asetseva abiringjoone pikkusega. Kolmanda veo konstrueerimiseks vajalikud andmed on nüüd 2 vaatel. Esiekraanil on täiskoonuse projektsioon ja põhiekraanil on sama koonuse vajalikud andmed. Alumise kaare pikkus peab võrduma teise veo ülemise kontuuri pikkusega ja kolmanda veo ülemise kaare pikkus sarnaneb pealtvaatel asetseva ringjoone pikkusega. Neljanda veo konstrueerimiseks koonuse ja tüvikoonuse projektsioonid esiekraanil ja põhiekraanil on selle tüvikoonuse ülemise põhja projektsioon. Viimane pinnalaotuse ülemise osa kontuur valmis tehtud ja keere pinnalaotus ribadest on nüüd tehtud valmis ka.